Rebaseisand püüab hobust. Ükskord, kui jäneseisand jälle mööda teed lippes ja endamise aru pidas, kui ta rebaseisanda kättemaksust pääseda, näeb hiiglama suur suksu karjamaal ristseliti rohu peal maas. Jäneseisand hiilib ligi, et näha, kas suksu mitte hinge pole eit. Hiilib ligi ja teeb tiiru ümber kabjakandja, aga varsti näeb, et suksu vehib sabaga. Tähendab elusteine. See asi selgeks tehtud, lippab jäneseisand teele tagasi, kargab tee peale ja näeb, rebaseisand lidub ees. Jäneseisand talle järele, ise karjub: hei, rebaseisand, tul tagasi, mul su jaoks head uudised, keera tagasi, rebaseisand. Rebaseisand keerabki otsa ringi ja kui näeb, kes õikab, lidub 1004 tagasi, sest arvab, et nüüd paras aeg jäneseisandal kraest kinni karata ja talle tema krutskite eest tagasi teha. Aga enne kui ta nii kaugele jõuab, õikab jäneseisand talle: tule, rebaseisand, ma leidsin koha, kust saad nii palju värsket liha, et võid järgmise aastani vitsutada. Kus kohas, pärib rebaseisand. Siinsamas, karjamaal. Mis elukas see siuke on? Hobune, terve hobunekoe, põõnab teine ristseliti maas, muudku aga võta ja seu kinni. Eks lähme siis, kostab rebaseisand selle peale ja minekut nad teevadki. Jõuavad karjamaale, näevad, et põõnabki suksu ristseliti päikse käes. Hakkavad nõu pidama, kudamoodi teda nii kinni siduda, et ta lahti ei pääseks. Üks arvab üht, teine teist. Lõpuks teatab jäneseisand: ega ikka muud üle ei jää, rebaseisand, kui et lähme talle ligi. Ma seun su tema saba külge kinni, et sa teda maas jõuaks hoida, kui ta ennast üles katsub aada. Noh, oleks mina nii suur jurrakas kui sina, võiksid ta ju minu sappa siduda ja katsuga ta siis veel püsti kobida. Jah, aga ma tean küll, et sa jaksad teda maas hoida, aga noh, kui sa just kardad, eks siis jätame selle asja pealegi katki ja mõtleme midagi muud välja. Rebaseisandale paistab asi küll justkui kahtlane, aga ega ta ei või jäneseisanda ees araks lüüa, tuleb nõusse jääda. Seubki jäneseisand vaderi hobuse saba külge ja kui sõlm parajalt kõvasti kinni tõmmatud, astub mõne sammu eemale, lööb käed puusa, irvitab laia suuga ja ütleb: no, öelgu nüüd veel keegi, et me pole hobust kinni püüdnud. Paistab, et valjad oleme talle küll vist valesse otsa panda, aga mina usun, et sa rebaseisand teda ikka kinni jaksad hoida. Ütleb sedasi, lõikab pika madjaka, laasib selle ilusasti okstest puhtaks, astub suksu ligi ja virutab sellele vjuhti üle turja. Hobune kargabki otsemaid püsti, aga saba küljes kõlgub tal rebaseisand. Tõmma ta maha, vader, karjub jänese eemalt, tõmma pikali, ma jään eemale ja vaatan seda ausat võitlust pealt. Tõmma ta maha, vader, tõmma maha. Kui suksu tundis, et miski ta saba küljest tolkneb, kukkus ta lõhkuma ja takka üles taguma. Raputas rebaseisandat nagu taku tuusti, aga jäneseisand muudku lõugab. Tõmba ta pikali, vader, tõmba pikali, no nüüd 1, 2, 3. Suksu keksib ja kargab taut takka üles, norskab ja pruuskab, aga rebaseisand justkui takjas sabas ja jäneseisand muudku karjub. Tõmba pikali, vader, tirida sinna, kus ta enam taganeda ja takka üles raiuda ei saa. Võta maha, vader. Eks rebaseisand pingutabki, mis ei jaksab, aga ise õikab jänesele, kudamoodi ma ta maha tõmman, kui ma ei saa küüsigi mättasse lüüa. Aga jäneseisand hiilib veelgi kaugemale ja karjub veelgi valjemalt. Tõmma ta maha, vader, tõmma sirrakile. No, nüüd on ta sul käes, tõmma maha. Aga suksu kukub tagumiste jalgadega rapsima, virutab rebaseisandale vastav vatsa, nii et vader lausa kiljatab valust. Virrutab veel ja lendabki rebaseisand viimaks läbi õhu justkui vurr. Seekord vader küll pääses veel eluga, aga ega ta ots enam kaugel olnud. Oli teine üle kire sandiks tautud, kui luudkondid viimaks jälle tervenema hakkasid ja pea selgemaks klaaris. Mõistis küll, et jäneseisand oli temaga jälle kurja nalja teinud.